Kadri oma kauvast tullu kaderna, kaderna, Kadri oma kauvast tullu kaderna, kaderna, läbi suu sumpa sampa kaderna, kaderna, läbi suu sumpa sampa kaderna, üle mua mutska matska kaderna, kaderna, üle mua mutska matska. Mardipäev on üks päev, mille tähistamist ma tõesti mäletan juba lapsepõlvest. Ma mäletan, kui palju neid alati käis ja ma mäletan, kui oluline see oli esiteks minu vanematele, aga kui põnev see oli ka minule endale. Sanditajad on maskeeritud tegelased, kes käivad peresse õnne toomas. Varasemast rikkalikust kombestikust on tänase päevani üle-eestilises elavas kasutuses vaid Mardi ja Kadri sandiks kehastumise tava. Maskeerituna talust talusse santimas käimise tava päritolu ja vanus ei ole täpselt teada. Kindel on see, et tänane santimise komme ühendab endast paljude sajandite kihistusi. Mardi ja Kadri santide külaskäiku on traditsiooniliselt saatnud pikad kombekohased laulud ja maagiliste toimingutega pererahva õnnistamine. Mardipäeva eelõhtul, 9. novembril, kogunetakse kokku, et end tundmatuseni maskeerida. Mardisandid on enamasti riietatud meesteks. Nad kannavad tumedaid pahupidi pööratud kasukaid, nägu on tahmaga mustaks määritud või maskiga kaetud. Nad on lärmakad ja hirmu äratava välimusega. Kui tegelased on maskeeritud, minnakse külla sõpradele ja tuttavatele, mõnikord ka päris võõraste inimeste juurde. Ukse taga koputatakse ja lauldakse regivärsilist sisselaskmise või tervituse laulu, kus kirjeldatakse oma pikka ja vaevalist teekonda ja palutakse sisselaskmist. Laulu sõnad annavad vihje, et sandid saabusid meile teisest ilmast, seega pole Mardisand keegi muu kui meie esivanemate kehastunud hing. Tänapäeva noortele meeldib väga käia Marti jooksmas. Nad tõesti ootavad seda, nad valmistuvad selleks ette ja see on neile päriselt oluline see aeg leida, et sinna koos minna. Suur tänu, et meid siin oma kodus olete otsustanud vastu võtta. Me tõesti kaugelt tuleme, varbad hirmsasti valutavad ja küüned külmetavad. Käriseb, põllupeelab, tõrsevad rahavakkal variseb. Marki lipp põllupeelab, Marki lipp põllupeelab, Marki lipp põllupeelab, kõrgab maapidi. Olles tuppa sisse kutsutud, panevad mardisandid pererahva proovile. Valutakse ette näidata tehtud töid, esitatakse mõistatusi ja lastakse teha erinevaid trikke. Peale talveks valmisoleku kontrolli asutakse pidutsema. Tantsitakse üheskoos laulu või pillisaatel, mida lärmakamalt, no seda uhkem. Ja me teeme teile ühe väikese, nagu öeldakse, mängu, aga asi on seejuures väga tõsine. Nimelt on võib-olla tähelepanelikumad juba märganud, et mul on siin topp ja sokk. Ja ma võin teile öelda, et kokku nemad moodustavad toki-soki või soki-toki. Oleneb, millisest otsast vaadata. Oki-toki. Ja vot, see soki-tok, see on üks huvitav agregaat. Ja see aitab meil seda mängu nüüd läbi viia. Nimelt, ma palun teil kõigil astuda ette. Oi! No näed, no tõesti. Väga osav pererahvas. Lõpetuseks manguvad sanditajad ande.
kasutades siin mõistukõnet. Vanemal ajal poetati andide kotti juurvilju, sokke, käpikuid, lõnga, tänapäeval aga pigem raha ja maiustusi, kuid ka hoidiseid ja aiasaadusi, sandid tänavad selle eest proosakõnes või rituaalse tänulauluga. Kombestiku asendamatu osa on pererahva õnnistamise tseremoonia. Selleks on kaasas kotike viljaterade, herneste või muuga, mida heade sõnade saatel põrandale külvatakse. Kui varasemalt jagati pigem vilja ja karjaõnne, siis tänapäeval soovitakse lisaks raha, töö, laste õnne või just sellele perele vajalikku. Santidel on kaasas ka tervistav vits, millega tagatakse pererahvale hea tervis. Kaks nädalat hiljem lähevad liikvele kadrisandid, kelle väljanägemine on erinev, aga rituaalid on Martidele sarnased. Kadrid on peamiselt naisterahvasteks kehastunud õrnad, kaunid, heledates rõivastes, looride, pärlite, paelte ja sulgedega ehitud. Nad liiguvad vaikselt ja tasaselt. Võrreldes mardisantidega on kadrisandid ka vaos hoitumad. Iga Kadri ja Mardi pere on unikaalne ja omanäoline, lähtudes sageli sanditajate endi oskusest ja huvidest, kuid ka paikkondlikest eripäradest. Me tullime sealt mitme perve tagant, sealt Kütijaru perve tagant ja Setomaa serva tagant. Kütse kõlmetase ja varbe valutase. Maskeeritakse ka erinevateks loomadeks ja ametimeesteks. Enam levinumad on karu, hani, sokk, kurg, hobune, ametimeestest ehk arst, kirikuõpetaja või teised ühiskonnas parajasti aktuaalsed rollid. Siin ei ole fantaasial piire. Siis meil on kurg ja siis ennustaja proua. Järgmine hummok siis perest santitamise õdakut pimepukima nasenakasse kõnelema. Kuule, kas tipul ka soo aasta sandid käve? Ja käve, meil käve 2 sandi viil. Või no teil tule siis küll hää aasta. Ja muidugi vanastes on need odakommed ka, et nüüd need latse viskase terri kõik maha. Mõne oma nii viisaka küsis, et kas me ei tohe teile visata, no jumal, mis ei tohe, õnne tohet ikka visata. Kas me kaemi, kas pererahvas on ka hään sportlikun vormin? Meie kurekene näidas ette, kurg näidas ette, et sälge ei tohi vastu põrmandut puttu. Proovi. No. Esi pead üleval hoidma, jah? Minu jaoks tähendas Kadri ja Märdi sandi ikkagi vaheldust ja mingil määral vana traditsiooni elluviimine, kultuuri elukindla peale, sõpruskonnaga kokkusaamine. See on ääretult imeline, et see traditsioon päriselt ikkagi on veel alles, et kõik teavad, millega on tegu. Ka siis, kui ei ole väga ammu võib-olla kodus mardisante käinud, kõigile ikkagi meenub. On ikka mingi vaheldus maal eriti. Et ja muidugi ilusa soovimist suuva kõik karjaõnne ja mis siis, et karja enap ei ole. Ja leivaõnne ja viljaõnne, vilja ka enam eriti ei ole, aga leib ikka. Nii et see kõik saane rõõmus vana äge traditsioon. Kaderna, maskeera Kadri vaiv, kaderna, kaadi kontsa kopsimine, kaderna.